Viimane paneel on digitaalne maailm ja ebaseadusliku kaubanduse vastased meetmed. Miks siis digitaalne maailm? Digitaalne maailm on muutnud nii kultuuriväärtuste liikumist kui ka nende kaitsmise viise. Ma arvan, et see paneel sündis meil vajadusest mõista, et kuidas veebikeskkonnad, andmeanalüüs ja jagatud infosüsteemid mõjutavad meie igapäevatööd, pärandikaitsjate igapäevatööd ja turvalisust. Ma olen väga tänulik eile Samuel Andrew Hardy ettekande nähtule. Ma isegi ei kujutanud ette, et see nii avalik oli või on ja et tegelikult digiplatvormid tõesti annavad ju võimalust uhkeldada ja jagada igasuguseid erinevaid vägitegusi välja tuua, et see tähendab seda, et need on tegelikult ka ütlemata heaks kohaks, kus siis võib saada näppu panna kellegi sabale, et temaga on seotud pärand, mis on tema käes ebaseaduslikult, mida ta plaanib liigutada illegaalselt. Ei ole, jah? Nii, selge. Agnes, meil on siin väikesed muudatused, kuhuni ma jõuan ka kohe, aga ja aitäh Kristianale, kes täna siis avas meid Osta e-keskkonnaga, kuigi ma pean ütlema, et ma jäin mõtlema eelmise moderaatori viimastele sõnadele, et mida paremaks Osta e-keskkond meie jaoks saab ja mida rohkem ta koostööd meiega teeb, seda vähem atraktiivne ja kuidas ma ütlen, kutsukoht on ta neile, kes tahaks teda kasutada ebaseaduslike tehingute tegemiseks. Nii et eks sellel on ka nagu kõik asjad siin maailmas on kaks otsa. Aga miks see Eestis on nagu eriti oluline võib-olla sellest digitaalsest poolest rääkida, et meie toore koostööpartner Muinsuskaitseamet on hoolitsenud selle eest, et tegelikult Eesti muuseumite pärand on juba suures osas jõudnud digitaalsesse maailma. Ehk on digitaalselt kättesaadav avalikult, et kui ei ole seadusega seal piiranguid, mis on siis autorikaitse piirangud või isikuandmete piirangud, siis tegelikult on enamus pärandit avatud, kõigile kättesaadav, tasuta kasutada. Ja võiks öelda, et kõik meie Eesti muuseumid on juba ühises andmeruumis tänu sellele. Ja mida see endaga kaasa toob? See oli see meie küsimus, kui me seda paneeli mõtlesime teha siin konverentsi käigus. Ja loodame, et siis need ettekanded, mis meil on, aitavad veidikene selgust luua, et kuidas seda digitaalset ruumi kasutada targalt ja turvaliselt. Aga nüüd väikesed muudatused, et Kristiin Meos kahjuks haigestus. Meie Eestimaa kliimas on see väga tavapärane, et kevad tuuled, millest ikka hoiatatakse vanasõnades ja ka muidu võivad teha palju kurja. Nii et tema on haigeks jäänud ja meie esimeseks esinejaks on tegelikult Kim Covent. Talle üllatuseks, aga ta saab alustada. Aga kes on Kim? Kim on politseinõunik Genfi kohalikust politseist. Kuidas ta siia meie juurde täna sattus, on tänu sellele, et Kim on väga aktiivne ka ICOM-i juures, ICOM-i Committee of Museum Security, ja me kohtusime temaga ICOM-i üritusel. Ja peale selle et ta on 15 aastat politseinõunikuna töötanud, on ta tegelikult alustanud ka siis sellise ürituse sellise institutsiooni asutajaliiga nagu Kent Research Institute for Art and Cultural Heritage, Crime and Law Enforcement.
ehk Grace. Nii et floor is yours. Palun, teil on sõna. Thank you so much for having me today here at this really interesting conference and also a way see on väga huvitav konverents ja mul on mida õppida experience and within my job. Minu kogemus ja minu töö here is back. Viib mitmele poole. Ma tõesti töötan kohalikus politseis ja mul oli väga huvitav kuulata oma Eesti kolleegi ettekannet. Mina ei räägi konkreetselt juhtumitest, ma räägin pigem üldisemalt oma tegevusest. Nii et töötan siis kohalikus politseis, aga mul on üldiselt kogemusi pärandikuritegevusega. Ma räägin andmetest, räägin sellest, kuidas saab jagada andmeid ja jagada vastutust. Ma räägin õiguskaitse vaatevinklist, aga räägin siis ka akadeemilisest valdkonnast ja pärandivaldkonnast. See on nüüd veel üks vaade minult Gentist, see on töökoht Belgia 3. linn suuruselt, meil on ka suuruselt 3. kunstimuuseum. Ma olen 15 aastat töötanud politseis ja ma olen politseiülema nõunik ja ma osalen ka väga mitmetes kuritegevuse ennetamise projektides ja üks nendest on ka siis ennetada kuritegevust. 2017 hakkasin ma koostööd tegema ka Genti kunstimuuseumiga, mida te siin näete. Alustasime prognoositava profileerimise projekti. Tahtsime näha, kas on inimesi, kes planeerivad midagi ja kas on ka võimalik ennetada. Me nimetasime seda siis prognoosivaks või ennetavaks profiilimiseks. Sõnal profiilimine on võib-olla natukene halb kõla. Nii et ma sisenesin sellesse maailma, rääkisime vaatlustehnikatest, käitumisanalüüsist. See muuseum on kuulus ühe konkreetse asja pole, siin on kuulus. Siin on kolmik altar. Seda on aastaid muuseumis ka renoveeritud. See ripub nüüd praegu Genti katedraalis ja kui maale liigutatakse muuseumide vahel, kiriku vahel, siis politsei alati on kaasatud ja pakub sellist saate eskortteenust. Now take a good look at the outline of this painting. Vaadake nüüd seda maali lähemalt ja nüüd te näete, kuidas see kuju on sellesse logosse kaasatud. Ja Grace on see, mida sissejuhatuseks mainiti. Mis see Grace on siis? Väga paljudes riikides, nii nagu Belgias, ka föderaalpolitsei ja kohalik politsei, kus mina töötan. Ja kohalikul on ka kohalik ka kunstirööviüksus, olgu see siis karabinjeeridel Itaalias või kellegil teisel. Ja siis üks täst inspektoritest, see viimane läks pensionile ja kedagi ei jäänud enam sellesse osakonda. Ja meil oli naaberriikidest väga palju kaebusid. Rahvusvaheline suhtlus on väga keeruline. Ja siis hakkasin ma Genti muuseumidega rohkem koostööd tegema. Kirjutasime teadustöid ja muud ja otsustasime, et paneme siis leivad ühte kappi ja niimoodi me lõimegi siis selle Genti kunstiuuringute ja kultuuripärandiga seotud kuritegud ja õiguskaitse instituudi. See on kombinatsioon õiguskaitse
Genti politsei, Genti linna, Genti muuseumide ja Genti ülikooli koostöös. No näete, see on nüüd kolmikheeliks, siin on ka mitmesugused nelinurksed kastikesed sellel kujutisel, nii et see sümboliseerib väga erinevasuunaliste koostööd. Meil on erinevad Hollandi või madalmaade organisatsioonide esindajad väga huvitatud meie tööst. Kogemus, tudengid, teadustööd, teadusarendustegevus, aga me toetame ka õiguskaitset ja muuseume. Tina especially said, like, say something else about it, but I do put it always in my presentation because I'm kind of proud of this. Et täpsemalt tutvustada, see on tõesti väga uhke selle üle. Kui me avasime oma instituudi, kutsusime kultuuriministri kohale ja seal oli ka kesktasandi kunstiröövide uurimise üksuse esindajad kohal. Aga mina siin räägin sellest, mida siis õiguskaitse ja pärandikaitse koos teha. Me räägime ebaseaduslikust kaubandusest. Siis varastatud, ebaseaduslikult omandatud objektid, arheoloogilised leiud või mis iganes. Mis siis tegelikult aset leiab? Ma räägin vargusest, kuigi vargus on midagi palju enamat. See, mis juhtub varguse järel ja mis siis lõpuks toimub, ehk siis uurimine, reageerimine. Paljud inimesed ütlesid täna, et ei, nad ei lähe politseisse. Ja see teeb mulle haiget ja ma olen kurb. Ma tahan, et inimesed pöörduksid politsei poole, kui midagi varastatakse. Aga tegelikult tõesti nii ei toimita. No oletame, see ei ole päris vargus, see on midagi, lihtsalt on nagu kadumi läinud, midagi on röövitud, võib-olla seal on valed päritolu andmed, võib-olla on kindlustuspettusega seotud, mida iganes. Ja kui midagi sellist juhtub, siis ühelt poolt kodanikud, kellega midagi võis juhtuda, või teisalt siis institutsioonid, olgu see siis muuseum või uurimiskeskus. Ja kui midagi nüüd seal juhtub, siis tekib küsimus, kuhu me läheme, kelle poole pöördume. Politseisse tuleb pöörduda. Te peate ju esitama või andma teada rikkumisest. Sellest tuleb politseile teada anda. Pöördute politsei poole. Ja see on siis see keskmine lüli siin. Ja siin läheb väga palju asju nihu mõlemalt poolt, nii need, kes tulevad rikkumisest teatama, seal võib midagi viltu minna, aga ka nii-öelda politsei ise, see info vastuvõtja, ei ole väga hõlbus partner, nii et jah, me teame, see on keeruline suhe. Ja on kohaliku tasandi politsei. Ja nemad ei ole antud valdkonna eksperdid, ma räägin sellest hiljem lähemalt. Me räägime andmebaasidest, räägin hiljem ka Interpolist. Aga uudised peavad liikuma, et midagi juhtub teie kodulinnas. Politsei suunab selle edasi riikliku keskandmebaasi ja need on seotud Interpoliga. Ja nüüd teie varastatud esemed saavad rahvusvahelise varastatud kunstiväärtuste andmebaasi osaks. Jah, on võib-olla suured institutsioonid, mis võivad kohe föderaaltasandiga ühendust võtta, aga tegelikult saab alguse kõik teie väikesest linnakesest. Aga mis siis uurimisega toimub? Siin on väga palju võib-olla infot selle varastatud eseme kohta. See peab liikuma läbi andmebaasida ja jõuab siis ka rahvusvahelisele tasandile see info. Sest pärandiga seotud kuriteod leiavad seal. Belgia on ka üks transiitriike, mitte lihtsalt nii-öelda puhtalt läbiliikumise riike, aga me oleme hub
meil on seal Brüssel, meil on suur lennuklipp ja väga sageli varastatud esemed lähevad läbi Belgia või madalmaade. Kahjuks tähendab see, et tegelikult on vaja väga palju rahvusvahelist koostööd. Aga täna ma räägin andmetest, jagamisest ja tulemustest. Esimeses etapis andmed ei ole. Me oleme väga palju juhtumeid kuulnud. Aga väga sageli alguses ei ole mingeid andmeid. Põhjuseid võib olla väga erinevaid, ma räägin sellest ka hiljem, aga andmeid ei ole tavaliselt sellepärast, et ei teata, et on vargus või midagi kahtlast on toimunud või sellest ei taheta teada anda. On andmed, need on nad sotsiaalmeedias, kas neid võib kasutada ja nii edasi. Nii et siin palju segadest on, võib-olla, aga võib-olla seda ei saa kasutada, ei saa jagada, aga kuidas te siis tulemusteni jõuate? No see on ju võimatu. Aga oletame, et on andmed, teil on inventuur, annate rikkumisest teada, aga infot keegi ei taha jagada ja see võib täielikult blokeerida kogu tegevuse sellel tasandil. Nii et jagamine ei tähenda mitte ainult rikkumisest teatamist, vaid ka seda, mis toimub pärast. Kes peab jagama, koostööd tegema, edastama rahvusvahelisel tasandile seda. Ja olgem optimistid, lõpetame sellega, et kui teil on andmeid, te jagate neid, siis võib-olla te tõesti jõuate tulemusteni, nii et see võib-olla on sulgudesse. Täna hommikul toodud näide oli tõesti hea näide selle kohta, et grusiinidest vargad ikkagi lõpuks saadi kätte. Nüüd on meil siis olemas selline raamistik, vaatame siis asja algusest peale. Kõigepealt on andmed. Ma enam statistikat teile siin ei esita. Räägime pigem kontseptsioonidest. See on palju niinimetatud zombistatistikat kunstimaailmas. Ja zombistatistika tähendab seda, kunstimaailm on kolmas suurim turg maailmas, seal on tohutu must turg ja nii edasi. Me ainult kordame teiste inimeste poolt esitatud arve. Saate Interpoli ja Europoli kodulehelt detaile vaadata, aga nii tohutu hulk jääb ju tegelikult teatamata neid rikkumisi. Me oleme täna juba sellest kuulnud. Ei taha öelda, et midagi teie juurest varastati sellepärast, et see on ju oht teie reputatsioonile, olgu siis tegemist millega iganes, te ei taha näida ei haavatuna ega hooletuna. Aga teie ei teinud midagi varasti, keegi ju varastas. Kui teilt varastati, te olete ohver ja keegi oli kurikael. Aga mõelgeme nüüd, et keegi varastas midagi kodust, te lähete politseisse, annate teada. Aga mitte kõik vargused ei ole suured ja ajakirjanikud ei turma iga kord kohale infot saama. Oht on, aga tegelikult me peame asja arutama meeskonnaga, juhtkonnaga, kuidas olukorda leevendada, mis teha, kui on vargus, selleks peab olema nagu valmis, mida teha, kuidas teatada. Teiseks siis õiguslik ebakindlus, mida kellele teatada, mis siis juhtuma hakkab, kui on teatatud. Kui te ei tea, milline on protsess, siis on veel hirmsam, te ei tea, mis toimuma hakkab. Jah, ma räägin teile siin sellest, et annate teada, info andmebaasid antakse mujalegi maailmas teada. Täna hommikul siin toodi suurepärane näide Eestist, näiteks kuidas on protsess paigas, kellega ühendust võtta, aga kõigepealt tuleb anda teada.
politseile, siis on vähem ebakindlust, õiguslikku ebakindlust. Kardetakse tagajärgi, vastutust, auditit, sanktsioone, kogu seda paljastamist, seda ei taheta, aga eks see ole ka igas sektoris nii, ükskõik, kas te olete tuumajaamas või panganduses või kindlustuse vallas. Jah, see on nii, aga see ei peaks takistama teil täitmast oma tööülesandeid. Aga oluline on ka see, et on väga madal nii-öelda tajutud väärtus antud juhtumil või on vähene lootus tagasi saada. See oli nii, nagu siin hommikul juttu nendest kaustatest. Lehvipaar on puudu. Aga mis on siis see künnis madalusele ja missugusele hetkel te annate teada, et nüüd tuleb minna politseisse? Te peate ise oma organisatsioonis selle mõtlema, panema paika need künnised. Ja kui te arvate, et niikuinii ei leita, siis mis mõtet on teada anda? No see on nagu jalgrattavargus Hollandis või Belgias, niikuinii keegi ei leia üles. Ja siis halba andmekvaliteet. Näiteks raamatukogust te saate teada, et vargus toimus, aga mitu kuud hiljem teil ei ole ei kaamera, ka muud sellist informatsioon, et võib-olla ikkagi ei anna sellest teada, aga mõelge selle, et väga palju on ka insiderite organisatsiooni siseselt tehtud varguse asju, mis on unustatud, mida ei ole inventoori kantud, on väga palju selliseid objekte. Limited resources, maybe if you are not too big ressursid, võib-olla te asutus või kirik või mis iganes ei ole kuigi suur. Ja viimane punkt, mis meile kellelegi ei meeldi, on see, et tegelikult õiguskaitset ei usaldatakse. Lääne-Euroopas võib-olla see ole probleem, aga me oleme kuulnud riikidest, kus just nimelt politsei on see, kes varastab ja röövib. Ja on korruptsioon, me kõik teame, et see on võimalik ja seetõttu ei anta asjadest teada. Nii et võib-olla tuleb siin pöörduda sellise riigi poole, millega teil on head kogemused või ülikooli kaudu püüda mingisugusesse teise riiki jõuda ja varastatud asju taga ajada. See ei ole ammendav nimekiri, see on pigem niisugune mõtteaines. See on tegelikult mõeldud kõik teile kui valdkonnale, kas siin on midagi kasutatavat ja kõrva taha pandavat. Aga nüüd siis andmed ajakirjandusest, suured uudised, Assani muuseumis oli Rumeenia näitus ja seal toimus tohutu vargus. Ja see oli madalmaades sündinud juhtum, seetõttu oli see väga avalikult sellest teada antud. Aga siin on ka üht-teist huvitavat. See kuldne kroon on äärmiselt oluline Rumeenia jaoks. See anti laenuks muuseumile, näitusele ja nad olid tõeliselt vihased, et see varastati. Nad olid valmis muuseumi turvameeskonda kohtusse kaevama. Mina olen ICOM-i turvameetmete töörühmast ja see oli väga pingeline periood, sest kui te tegelete muuseumi turvamisega ja kui teid süüdistatakse varguses, arvestades neid piiratud vahendid, mis teil on, see oli relvastatud rööv, millest me siin räägime. No siis tõenäoliselt viskate oma ametiparne ja otsite uut tööd. Nii et siin oli sellest otsesest vastutusest, kui nad ei oleks oma tööd korralikult teinud. See oli väga-väga häiriv muuseumi turvatöötajatele. Tohutu uurimine käivitati, mitu riiki oli kaasatud sellesse
leiti üldse enamus inimesi, kes olid sellega seotud ja leiti üles kõik üks kuldkäevaru. Nii et lõpuks ikkagi õnnelik lõpp, see väga oluline kroon Rumeenia jaoks saadi kätte, anti tagasi, jumalale tänu, ei olnud üles sulatatud, nagu sageli juhtub. That the objects were returned in exchange for sentence reduction. Anti tagasi ja seetõttu vähendati ka karistust ja organiseeritud kuritegud rühmad varastavad kunsti või kultuuripärandist, sest on äärmiselt väärtuslikud. See tegelikult väga lihtne, ei ole ju seda raha ka alati pesta ja siis kasutas ka neid kultuuriväärtusi. Ja siin võib välja pressida raha muuseumilt, varastasime midagi 16 miljonit väärtust, kui te annate meile miljoni, siis saate tagasi. See on nagu inimrööv lunarahaga. Ja et kui meid kinni püütakse ükskõik mis kuritegusest, siis võime läbirääkimisi pidada ja saame karistuse väiksemaks. Ja tõenäoliselt just nii juhtus ka antud juhul. No see ei ole küll väga hea näide. Aga ma kuulsin hollandlaste käest, kes ütles, et meie niisugust lunaraha nõuetele ja karistuse vähendamise teele ei lähe, aga noh, see selleks. Ja siin on veel üks näide, mis on meile kõigile ilmselt teada, see on Louvre'i juhtum. Miks ma sellest räägin? Ennetuse ega turvameetmete pärast, vaid see, kuidas kodanikud käsitlevad kunstivargust. Et see on nagu film, öelda, et oi, see on nagu thriller. Jah, sageli jätab see sellise mulje. Oi, see on nagu Ocean 11 või mingi muu, seal tehakse plaani, rahvusvaheline, see võtab suure ulatuse. Ja siis see mulje, et rahvas nagu ei saakski aru, miks me kaitseme kultuuriväärtusi. You still don't have that. It still doesn't resonate. Ja isegi kui suure kultuuriväärtusega tegemist, siis nagu avalikus ei saa nagu sellest aru. Jah, Prantsusmaal võib-olla saadi sellest aru. Aga muuseumina ja turvaspetsialistina, kes tegeleb kunstikuritegudega, edastada seda sõnumit, et see on tegemist on raske kuriteoga. Ja siin nüüd pisut andmebaasidest. Interpolil on oma andmebaas, kus on näha, mida kust varastati, milline välja näeb. Esimeste kuude jooksul arvati, et küllap see varastatu jõuab Antwerpisse, see on ju see teemanti pealinn. And what I also wanted to say with this slide is ütleksin selle slaidi juurde nüüd seda, et meil on tegelikult kaks erinevat eesmärga. Üks on politsei eesmärk, teine on pärandikaitse. Politsei tahab kurikaelad kätte saada ja süüdistuse esitada. Ja vältida tulevikus seda juhtus. Aga pärandikaitsjad tahavad tagasi saada seda objekti. Ja üsna sageli on siin põrkuvad huvid. Jätame selle politsei kõrvale ja maksate meile lunaraha, saate tagasi ja ollaksegi valmis tegema seda ja tahetakse politsei hoida uurimisest kõrvale. Nii et meil ei puugi olla ühesugused eesmärgid, kui me tegeleme nende tegudega. Ja nüüd
I'll just play it and then after ma näitan teile videot ja lisan kommentaarid hiljem. $3-minute art heist from March? Sorry, was that just two small potatoes now that we had $103 million Louvre heist? I mean, this one is being described as one of the fastest museum heists in recent history. 4 people walked off with a Cézanne, a Renoir, and a Matisse painting. Granted, they weren't huge paintings, but they were even going for a 4th, and when they triggered the alarm, they just dropped it, hopped the fence, and fled. Oh, well, maybe I didn't hear about it because the museum kept it secret for a week, hoping that the thieves would just come back? The founder of Art Recovery International said that they learned from the Louvre that you can just get into any museum if you cover your face and move quickly enough. Are laws and rules just an illusion? But also, what is everyone doing with the paintings? Stolen paintings are notoriously hard to sell. Even on the black market, they go for 10% of their value. And then, what do you even do with it if you buy it? If you have a party and the Renoir is just on the wall, aren't you worried someone is gonna turn you in or, I don't know, steal it from you? Apparently, they're used as bargaining chips for law enforcement, or they're ransomed back to the museums for a finder's fee, but less than 10% of stolen art is ever recovered, so that's not even really happening. There's just a bunch of artwork out there, and no one's even showing it at parties. Or are they? The reason why I show this is because what does the public know? Teile seda konkreetsel põhjusel. Mida avalikkus teab? Vaat just nimelt seda, mida siin näha oli. Nemad ei tea seda, mida meie teame. Sellised videod on TikTokis ja Instagramis. Ma olen näinud üsna mitmed. Seal oli mitte ainult uudised, kunstiuudised, muuseumid, kultuuripärand. Ja palju juttu sellest. Inimesed saavad teada, et siin on väga palju informatsiooni. Aga ta eksib. Kurikairad siin musitasid, kui läbirääkimised toimuvad. Ja siin tuleb hoida asjad selgelt lahus. Meie ei saa niisugust infot kontrollida. Mööda, et oluline on kaitsta kultuuripärandit. Elite, high-priced objects for the rich people. Need ei ole ainult rikaste inimeste mingisugused kallid esemed, vaid need on ka tavaline kunstipärand. My setup, and now let's take a look at what the reality looks like. Aga vaatame nüüd reaalset elu. See on üks sellest objekti ID-vormist, mida me kasutame. See on standard vorm. Siin on võimalik kirjeldada konkreetset varastatud eset ja vaat selline vorm tuleb täita politseis. Politseinik peab leidma selle vormi kusagilt, nendel on niikuinii väga palju igasuguseid vorme ja pabereid, keeruline on politseinikul seda leida. Aga kogu digimaailma info saab alguse siit, kui kellegi varastatakse kunstiteos ja ei oska teile öelda, kui suur see oli. Ja oli selline, võib-olla, või on pilt, kus on õhtus, mis on tehtud õhtusöögi käigus ja pilt on taustal. Sellest on abi vahel. Siin on maal poissist ja mullast. Ja see on väga keeruline. Inimeste kui politseinike jaost ja seda ei tahetud eriti täita. Inimestel ei olnud seda infot anda, mida siin küsiti. Aga kui pöörduda nüüd ametiasutuste poole, muuseumide poole, siis seal on rohkem seda ilmut, aga loomulikult on ka selliseid asju, mis nendel ei ole inventari nimekirja kantud. Ma toon teile konkreetse näite. On mingisugune objekt, mis ei ole võib-olla kõige väärtuslikum, aga antakse kusagile valitsushoonesse või linnavalitsusse või kusagile kabineti kaunistuseks. Ja on väga lihtne unustada, et see on välja laenatud ja ka sealt võivad asjad minna kaduma. Seega objekti või eseme ID on väga oluline ja
me peame aitama ju nii tavainimesi kui politseinikke. Peab olema teada alguspunkt, kust alustada. Ja siin tuleb vaadata ka kindlustusfirmade poole. Me kindlustame autosid, elektroonikat, mida iganes. Võib-olla me peaksime mõtlema ka selle kunstiesemetele. Just to be complete, there's the Pandora operation that Europol does. Europol läbi operatsiooni Pandora. Usually once a year. Kord aastas. Mind on kutsutud ka osalema. Mina olen tegelikult administratiivtöötaja, ma ei ole politseiametnik. Mul on kolleegid, kes on sinna kutsunud 5-10 päeva, viivad läbi suurt operatsiooni, vaatavad kõiki neid müügiplatvorme, teevad videokõnesed ja viivad läbi niisuguse üsna suure operatsiooni. Leiavad sealt ka näiteks esemed, mis on olnud ICOM-i punases nimistus. Ja järgmisel konverentsil võib sellest valdkonnast keegi teine sellest lähemalt rääkida. Mina saan aga rääkida sellest Interpoli ID-art-äpist. Ja kõik teavad sellest, aga tegelikult päris ei tea, sellepärast, et ta ei kasutata. Oletame, et te olete Brüsseli kirbuturul. Vaatate vanu esemeid, käite turul või käite kusagil garaaži väljamüügil. Inimesed otsivad mingisugust suurt huvitavat leidnud, tõelist väärtuslikku kunsti. See oleks see võidupilet loteriil. Aga need inimesed ei kasuta ID-arti. Tuleks kasutada. Informatsioon on. Ma leidsin midagi. Kas see on tõeline leide? Kas see on tõesti kellegi pöönikult pärit või on see kusagilt varastatud? Huvitav, vajalik ja siin on erinevate riikide varastatud kultuuriväärtuste nimekiri. Nii et ID-art on väga väärtuslik. Paar aastat tagasi oli meil tudeng, kes tegi oma diplomitööd ja ka Genti muuseum oli kaasatud tema uurimistöösse. See teemaks oli, kuidas siis oma kunstiväärtused muuseumist ID-arti kanda. Ega see väga lihtne ei ole. Andmete edastamine ühest süsteemist teise. Keeruline. Oletame, et muuseum ostab uue süsteemi ja nüüd on vaja viia ühest süsteemist teise üle. See on kategooria, sest kategooriad ja muud märgised ei ühildu. See on keeruline. Ja ID-arti oli ka keeruline. Neid andmeid kanda, see oli tema uurimuse lõpptulemus. Aga on, kui midagigi on. And then we have the ICOM red list. Ja siis on ICOM-i ohustatud kultuuriväärtuste punane nimistu. Ma tahaksin rõhutada, mina loen ennast õiguskaitse edastajaks. Olete politseis, teie poole võib tulla keegi, keda rünnate, kelle autot varastate, keda ahistate, keegi leidis midagi turult ja arvab, et see on ebaseaduslikult müügile toodud. Ja nüüd see ametnik peab teadma kõike, mida teha siis, kui on mingi kalastamisprobleem või siis, kui keegi on vägivalla ohver või on kunsti küsimus. Ja see punane nimistu ei ole politseis kabineti seina peal. Mõelda tuleb sellele, kuidas teavitada,
või teha kohaliku politseid teadlikuks. Teate, on need kohaliku tasandi politseinikud käivad patrullis, astuvad läbi nurgapoo olevast väiksest sigaretipoest või 24/7 lahti olevast poest. Lähevad, käivad, kontrollivad, kas inimestel on müügiluba olemas. Aga siis näevad, et seal on võib-olla kasti viisi väikesi kujukesi ja muid pärandesemeid. Mis te arvate, kas see patrullpolitseinik on siis ekspert? Ei. Jah, see on väga kummaline, miks niisugused kastid siin on. Ta arvas, et seal sees on uimastid ja sellepärast andis sellest teada. Tema nähes neid kuntiväärtuste kasti arvas, et küllap need on uimastijärikad ja nii käivitus see uurimine. Vahel tuleb mõelda nendele inimestele, kes on nii-öelda eesliinil, kes käivad riigi, näevad, astuvad puudi sisse. Nii et väga oluline on nende roll. Kui me võtame patrullpolitseinikud, kes näiteks käivad Brüsseli antiigiturul. Jah, võib-olla nad teavad asjast rohkem kui mingisugune maapiirkonna patrullpolitseinik. Nii et mõelge nendele inimestele eesliinil. Ja veel üks asi, mida ma tahaksin teile näidata oma ettekande lõpus. Kadunud kunstiregister. Ma näitan seda Artloss registrit, sellepärast, et see on ka andmebaas varastatud kadunud kunstiteostele. See on Sotheby register, juurdepääs on tasuline, aga kui te guugeldate, siis see tuleb välja. Kui te olete nüüd politseinik, kellele on antud teada varastamiseks ja siis saab guugeldada ja 50% võimalus on, et kõigepealt tuleb välja just nimelt see register. Ja kui politseinik ei ole hästi koolitatud ja seda ju juhtub, siis nad ei mõtle ju kohe, et on olemas Interpoli andmebaas, aga leiavad selle, mõtlevad, vaat siit ma peangi vaatama. Jaa, öelda, et politseinikel ei ole ju alati erialast sellist kogemust. Võivad siia komistada. Aga me räägime sellest, miks inimesed ei jaga infot, miks ei ole andmeid. Ja siin ongi põhjused, miks infot ei jagata. Kõigepealt on siis need õiguslikud barjäärid. Probleemid just nimelt erasektori partneriga. Need juriidilised barjäärid on päriselt olemas. Täna oli sellest juttu. Kui on vaja näiteks Venemaa taolise riigiga suhelda, siis see suhtlus sinna surebki. On õiguslikud barjäärid, siis on mitmesugused rahvusvahelised lepingud, millest ka kinni ei pidä ja nii edasi. Ka võib-olla väga ebasegane mandaat. Nagu ma ütlesin, on kohalik politsei, on föderaalpolitsei, mis viib oma erinevaid uuringuid läbi. Mina, nagu ma ütlesin, ei ole politseinik, mina ei saa ise uurimist läbi viia, nii et vaja on kontakti pidada ka sideohvitseridega Europolitsi ja nii edasi. Siis juttu on olnud ka sellest, et niisugused standardformaadid on puudu. Kui puudub standard, siis ei kirjeldata asju ühtemoodi. On ka süsteemide vaheline väga halb ühildatavus ja koostalitlusvõime. Kõike seletada, kõigest kirjutada, siis on tehnilised piirangud. Ma pean olema Euroopa Komisjoni ja paljude projektide suhtes üsna kriitiline. Vahel on lihtsalt eksid ära sinna. Ma väga vabandan, et ma Prismi valesti kirjutasin siia.
ja sellest sai Prims. Kas on vaja mingid käsiraamatut, mingid muud platvormid? Kas ma pean pilte üles laadima? Kus ma oma info leian? Mida ma teen? Orienteeruda ei ole hõlbus, sellest peab olema teadlik. Ja kui te olete kõrgemal ametiastmel, siis mõelge, kuidas me teeme õiguskaitsele ja tavainimestele lihtsamaks selles infometsas orienteerumise. Aga vahel lihtsalt ei tea, kes on see kontaktisik, kuhu pöörduda. Euroopas on vahel lihtsalt teada, kes on see kolleeg ja siis leida või minna edasi. Ja kui teil ei ole sellist kontakti, siis on see kadus. Siis tekib küsimus, kas üldse tasub andmeid jagada. Ja viimane rida, ma ei peagi seletama. Jah, kahtlemata ei ole ei õiguskaitsele ega valitsusele prioriteetne tegeda selle teemaga. Ja ma lõpetuseks räägin teile väikest lugu, et see on üks valitsushoone, siin on pildid igal pool. Ja ka kõneline minister puhkusele võtab selle pildi koju kaasa. See on 30 aastat tema seinal olnud, no just kui tema oma. Keegi ei pane seda ID-arti üles. Ja lõpuks jõuab ta, no näete, sellisesse auto või garaaži müüki. Mida te siin uurite, kus mõelge, nii et andmed jagamine ja siis võib hästi minna ja saate tulemused. Ja väiksed nipid, inventuur, kirjeldagu esemeid, pange fotod üles, andke rikkumisest teada, kelle poole pöörduda ja alati kasutage ekspertide abi. Suur tänu teile! Thank you very much. Questions? Aitäh, kas meil on küsimusi? I have one. Mul on üks küsimus. Connection with your last slide. Seotud viimase slaidiga. From the perspective of the heritage institution. Kui me vaatame nüüd pärandaasutusi, piiratud ressursid, kust oleks kõige parem alustada oma andmesüsteemi arendamist või suhete partnerluse arendamisega? Kust oleks kõige parem alustada? Mina olen inimeste inimene. Tehnoloogia on oluline, see on meie teenimiseks, nii et alustage inimestest. Tuleb teada, mida milleks kaitstakse ja mida teha, kui midagi läheb viltu. Võib-olla on paremat süsteemi vaja, võib-olla olema inventuur läbi viidud, võib-olla peab olema vajaduspõhine info jagamine. Aitäh! On küsimusi? Nii, Where's the microphone? Okay, I am the microphone. Kus on mikrofon? Yeah. Thank you very much for the Suur tänu ettekande eest. Kas võib-olla räägiksite lähemalt, kuidas te oma politseinike ette valmistate või koolitate kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubanduse vastu võitlemiseks, kas on koolitused, kui sageli te seda teete kohalikul, riiklikul, piirkondlikul tasandil? Saaks sellest midagi kuulda. Ei, mingisugust sellist ettevalmistust nagu tahaksite ei ole. Belgial nagu paljudel riikidel on ju väga palju nüüd kohaliku tasandi politseiüksusi ja osakondi ja kõik sõltub ikkagi kohalikust politsei ülemust, kuidas ta koolitab. Föderaaltasandil uurimisega ei tegelda, see on rohkem nagu Ameerika FBI. Nii et kui on vaja välissuhtlust, siis toimub
toimub sealtkaudu. Meil on suur tähelepanu koolitusel ja teadlikkuse tõstmisel. Teatakse, et me kuulume Grace'i. Meil on, nagu ma ütlesin, Belgia suuruselt 3. politsei piirkond. Me nüüd ei anna konkreetseid koolitusi, aga meil on see suunamise süsteem väga hea. Meil on erinevate kuriteoliikide jaoks spetsiaalsed rühmad, uurimisrühmad. Ja nüüd on see teadlikkus tõusnud, et see on nagu midagi sellist, mis Kimi valdkonda võiks kuuluda. Ja siis võetakse minuga ühendust. Ehk siis, mis meil on? Meil on röövimiste ja varguste üksus, inimesed, kes on spetsialiseerunud sellele uurimisele ja nendel on niisugune suur sidevõrgustik teistega. Kas te võiksite rääkida ka eri kuritegude vahelisest seostest rahvusvahelisel tasandil? On selge, et on need ühed ja samad võrgustikud, mis tegutsevad. Kas teil on mingid kinnitusi, kas te näete samasugust mustrit? On midagi, millest te võite rääkida. Jah, tõesti, seosed on olemas. Nii nagu ma alguses ütlesin, me teame kindlasti, et varastatud artefaktid, eriti kunstiteosed on organiseeritud kuritegevuse jaoks olulised. Selle kasutatakse tasumiseks, seda kasutatakse väljapressimiseks, läbirääkimisteks. Nii et tavaliselt need kuritegelikud perekonnad ei tegele ainult ühte liiki kuriteoga, liigutatakse uimasteid ja siis tõenäoliselt ka muud kraami. Mina tegelen nii-öelda ennetamisega, nii et kui midagi varastatakse, siis jääb organiseeritud kuritegevuse uurijate kätte. Me tõesti ei saa seda kõike reklaamida, rääkida, aga samas üsna ühtemoodi inimesed, kes tegelevad kuritegudega, varastamine, pangad, võltsimine ja see on nagu rahapesuga seotud ja siis on sõjaga seotud aspekt, ehk siis sõjakuriteod, röövimised, see on kõik seotud sõjaväega, sest antud juhul on siis nemad seotud Süüria, Afganistan, Ukraina, Iraak, kõik need kuriteod lähevad sinna patta või nende uurimine läheb sinna. Aitäh. Aitäh. Thank you, Kim, very much. Suur tänu, Kim. And applause. Let's give a round of applause. Nii. Ja nüüd me siis suundumegi Kimi mainitud relvakonfliktide ja sõdade piirkondadesse, sest meiega liitub siis veebiteel kohe Madison Leeson, kes asub Jordaanias Ammanis. Hello, Madison. I introduce you in Estonia and then you can start it. Ja ta räägib meile siis NABU projektist, mustrid, riskinäitajad ja veebikaubandus Iraagi antiikesemete näitel. Kuna nad on just viimas seda projekti lõpuni, siis ta tutvustab seda meile siin avalikult. And Madison, you are very welcome and floor is yours. Thank you so much. Hello everyone. Yes, my name is Madison. Suur tänu. Tere kõigile, mina olen Madison Leeson. Olen teadusuuringute ettevõtte Turat-Techi juht. Ja minu tänane teema on mõnevõrra erinev nendest, mida olete enne juba siin käsitlenud, sest ma räägin just veebikaubandusest ja Iraagist pärit antiikesemetest. Ja lisaks tutvustan teile siis meie uurimisega saadud
lisatud infot selles osas, mis puudutab kultuuripärandi esemeid ja ringluses. See on 12 kuu pikkune algatus. Meie eesmärk oli dokumenteerida kultuuriväärtustega kauplemist. Teemaks on just sellised nišivaldkonnad. Vaatasime, et analüüs viidi läbi kasutades erinevate manuaalse meetodeid, arvutimeetodeid ja me olime otseühenduses õiguskaitseasutustega kohapeal Iraagis ja eesmärk oli siis tuvastada dokumenteerimata kultuurivara, mida veebis müüakse. Esmaselt keskendusime just Iraagile. Kõigepealt vaatasime, kuidas on defineeritud ebaseaduslik antiikese ja Iraagi seaduses on kultuuriese, mis on vanem kui 200 aastat, juba oluline ja see eeldab ka registreerimist pärandi vastavas asutuses ja lisaks on vaja ka vastavat luba selle müügiks. Niisiis veebis müüdavate objektide puhul me pöörasime tähelepanu just nendele esemetele, mida müüja väitis olevat vanemad kui 200 aastat. Ja meie esimene projektiraport avaldatigi paar nädalat tagasi. Seal me keskendusime Athari müügiportaalile. Nimetab ennast esimeseks Araabia turuks, kus on võimalik osta ja müüa antiikesemeid. Sellel platvormil kasutajad siis panevad oma esemed müügile, valivad ühe kategooria siit ekraanilt ja kogusime andmeid kõikide müügikuulutuste kohta kõikides kategooriates, välja arvatud vanad sõidukid ilmselgetel põhjustel. Ja lisaks on seal ka arheoloogiline selline kaart, seda näete siin taustal ja see on loomulikult muret tekitav, sest et tegemist on ikkagi kultuurivarade müügikanaliga. 3 korda kogusime andmeid 2. veebruaril, 16. veebruaril ja 2. märtsil ja siit tabelist näetegi neid müügikuulutusi iga kategooria kohta igal vastaval 3 kuupäeval. Ja igas kategooriast on toodud siis ka protsentuaalselt kogumist ja siis vaatame seda müügikuulutuste kasvu. Kasv oli üleüldiselt umbes 7% 4 nädala jooksul, aga see tõus oli ebaproportsionaalselt just filateelia esemete puhul näha. Me räägime siin müntidest, markidest, et seal oli see tõus 13% 3 juhul ja turuosa suurenes väga märkimisväärselt. Ja siin siis olidki teemaks need hõlpsasti liigutatavad pärandielemendid ja ikkagi, kui me vaatame proportsionaalselt, just müntide ja markide osa suurenes võrreldes teistega. Ja see, et müügikuulutused numismaatika vallas suurenevad, viitab sellele, et ilmselgelt on siin näha ebaseaduslikku kauplemist. Seda prioritiseeritakse just selliseid väikeseid, väga likviidseid objekte, mida on väga lihtne transportida, ka peita ja rahaks teha. Münte müüakse tavaliselt eraldiseisvalt, mitte kollektsioonina ja sel juhul on nad väga madala riskiga müügivariandid ja see võimaldab müüjatel tegutseda suhteliselt hägusal alal, et ebaseaduslikult neid kogutakse ja ebaseaduslikult potentsiaalselt neid ka müüki paisatakse. On enam kui 22 000 müüjat, registreeritud müüjat sellel Athari portaalil, aga enamikel kontodel pole ühtegi müügiobjekti üleval. Ja meile pakuvadki huvi sellised suuremas mahus müüvad isikud, sest on tõesti võimalik, et nad aktiivselt tegelevad salakaubandusega. Tabel vasakul pool ekraanil näitab 20 kõige suurema mahuga kontot ja näitab ka, millises riigis need kontod on registreeritud. Top müüjal on 219 müügikuulutust, asub Egiptuses, teisel kõige aktiivsemal on 126 müügikuulutust, asub Marokos ja nii edasi. Paremal pool näete sellist graafikut, kus on geograafiliselt ära näidatud need müüjate kontod, kellel on enam kui 10 kuulutust. Egiptus selgelt prevaleerib siin, seejärel Saudi Araabia, järgnevad Jordaania, Süüria. Ja väga huvitav on ka see, et meil on mitu kontot Austriast, Mehhikos. Aga ilmselt kõige enam torkab silma see, et ühtegi suuremahulist müüjat ei ole justkui Iraagist, mis oligi see, millele me keskendusime. Kinnitan teile, et muidugi mitu tosinat müüjat ikkagi paikneb ka Iraagis, aga andmed viitavad sellele, need indiviidid on oportunistlikumad, ilmselt osalevad suuremahulises kaubanduses vähemalt sellel platvormil.
me uurisime müügikuulutusi müüjatelt Iraagis ja nagu te näete, siis üldiselt platvormi keskmisest see kõik väga ei erine, kui me vaatame, millist objekte müügile paisatakse. Iraagi müüjad müüvad juveele, käsikirju, erinevaid esemeid võrreldes teistega, aga neid andmeid tuleb ikkagi niimoodi ettevaatusega käsitleda, sest me paneme tähele, et ka erinevaid objekte pannakse üles valedes kategooriates. Näiteks on seal mitu Süüria päritolu objekti või vähemalt presenteeriti neid Süürias pärit artefaktidena, aga need pandi sinna maalide kategooriasse ja see ilmselt viitab ka sellele, et Iraagis pärit müüjad ilmselt on pigem oportunistlikud ja nad ei ole niivõrd kogenud, et nad ei ole nii hästi kursis ikkagi antiikturu normidega. Ja meie oma raportis, mis avaldati paar nädalat tagasi, pakume 4 juhtumiuuringut Iraagis pärit müüjatelt, kus me on justkui viitate ebaseaduslikule kauplemisele ja tegelikult me vaatasime umbes 6000 kuulutust ja neid juhtumiuuringud aitavadki konteksti asetada need konsolideeritud riski indikaatorid, mis võivad anda siis märku potentsiaalselt kahtlastest kuulutustest. Ja ma täna käsitlen teiega ainult ühte juhtumit, see on ka teie ekraanil. Siin näete 2 kuva või 2 pilti, need on hägustatud teadlikult, need peaksid olema täielikult käsikirjad 1000-aastasest kufiki Koraanist, mida müüakse Iraagis, mis on pärit Iraagist. Siin on 5 potentsiaalset riskinäitajat. Esimene loomulikult see, et seda objekti esitatakse antiikesemena, et ta on palju vanem ju kui see 200 aastat vana objekt. Lisaks sellele puuduvad igasugused päritolu tõendavad dokumendid. Kirjeldav info on väga piiratud, lisaks ka fotode osa on piiratud. Siin ei ole ka mingit hinda sellele objektile määratud, vaid on WhatsAppi telefoninumber lisatud müüja poolt ja ta on potentsiaalsetel ostjatel palunud otseühendust võtta WhatsAppi kaudu. Need indikaatorid on midagi, mida vaatasime ka laiemas pildis ja siit näeme, milline on see üldine trend ja kuidas neid teoseid müügiportaalides välja pakutakse. See on selle müüja ainus müügikuulutus, seda tahan ka mainida, ja seda käsikirja ei paista olevat välja pakutud kusagil teistes avatud kanalites. Sellel slaidil näete siis seda 10 riskiindikaatorit, mille me saime. Näete ka teisi objekte me juhtumiuuringus, need on siin paremal. Ja need indikaatorid sageli esinevad kogumina või kombinatsioonis, nii nagu eelmisel slaidil nägime. Meil on sellised kuulutused, kus on mitu indikaatorit ära toodud ja muidugi kõrgema riskiga kui eraldiseisvalt ühe indikaatoriga kuulutus. Ja see ongi väga oluline muuhulgas Authori müügiportaali jaoks, kus sellised oportunistlikud müüjad võivad täiesti tahtmatult justkui saata vihjeid ebaseaduslikule tegevusele, sest nad ei ole kursis turunormidega. Seda nägime ka varasemates ettekannetes täna. Ja need indikaatorid on ikkagi võimalus panna paika mingisugune prioriteetide nimekiri, et need otseselt ei viita ikkagi ebaseaduslikule tegevusele. Indikaatorid või need näitajad ka erinevad, mõned on potentsiaalselt ikkagi otseselt seotud seadusrikkumisega, aga mõned teised, kui see kirjeldus on mõnevõrra puudulik või fotost on vähe, ei tähenda automaatselt, et midagi väga halvasti, vaid nad lihtsalt viitavad teatavale kõrgendatud riskile. Ja raportis kokkuvõtteks pakun välja ka soovitusi, et otsuse langetajad võiksid edasi astuda järgmisi samme. Authori müügiplatvormi juhtidele soovitame, et nad peaksid müügikuulutuste nõudeid tõhustama, et ikkagi mingi minimaalne info peaks seal olema, et neil on ikkagi õiguslik alus neid omada, peaks olema fotod väga selged, mis on lisatud. Lisaks on siin viidatud ka keelatud materjalidele, keelatud materjalide poliitika peaks just olemas olema, aga veebilehel me seda leidnud. Lisaks tuleb siis ostjaid tuvastada, juhul kui nad soovivad müüa antiikesemeid. Ja viimaseks loomulikult tuleb tõhustada koostööd riigiasutustega. Ja lisaks tuleb panna paika ka mingisugune teavitussüsteem, või tegemist on kahtlaste müügikuulutustega. Ja poliitikategijate jaoks just Saudi Araabias, sest nemad Authori müügiportaali haldavad, leiame, et tuleks ikkagi hoolsuskohustust üles näidata
just kui tegemist on kultuuripärandi müügikuulutustega, võib-olla sertifitseerimisprotsessi läbi, mille platvormid võivad näidata, nad ikkagi järgivad seadusandlust ja parimat praktikat. Nüüd õiguskaitseasutuste jaoks ja muinsuskaitseasutuste jaoks leiame, et peaksid prioritiseerima on veebiplatvorme tulenevalt riskist Iraagi kultuuripärandi ökosüsteemile. Ja me näeme küll, millised on need potentsiaalsed problemaatilised müügikuulutused, aga siin on ka võimalik, et Athari müügiportaali ikkagi väga aktiivselt Iraagis paiknevad müüjad ei kasuta. Vaatamata, et näiteks Egiptusest, sest me näeme, et Egiptusest Saudi Araabiast on palju rohkem kuulutusi. Võimalik, et nad prioritiseerivad mingeid teisi platvorme, et võib-olla tuleks järelevalve teostada hoopis teiste platvormide üle ja siis mõnevõrra vähem Ahtari portaali üle. Riskiindikaatorid on ikkagi ka lähtealus, see annab ikkagi võimaluse märgata kiiremini võimalikku ebaseaduslikku tegevust. Ja lisaks nendele sihipärastele soovitustele on meil ka omajagu ettepanekuid ja neid juba nähakse heade praktikatena just praktikute poolt. Meie uurimistegevuse tulemused tegelikult viitavad sellele, et see on ikkagi mõistlik asi, mida silmas pidada. Näiteks, et ostjad ja kollektsionäärid peavad näitama üles hoolsust, tuvastamaks päritolu, milline on see õiguslik päritolu objektide puhul. Lisaks, et seda tuleb rohkem paremini koordineerida, platvorme, uurijaid, lisaks tuleb omaks võtta kõikvõimalikud koostöised lähenemised, nii nagu täna juba kuulsime. Tuleb ka standardide indikaatori raamistik, et oleks koostalitlusvõime tagatud, tuleb välja töötada automatiseeritud või poolautomatiseeritud vahendeid, et tuvastada kõrge riskiga müügikuulutusi ja pidevalt tuleb ka ikkagi analüütilise lähenemisse võtta õiguslikku konteksti. Oluline on, et see töö tugineks tugevale eetilisele andmepraktikale, tuleb automatiseerida, tuleb vaadata, et keegi ei kannaks kahju ning väga hoolikalt tuleb ümber käia ka tundliku infoga. Ja selle slaidi paremal pool näete QR-koodi, mis viib teid NABU projekti veebilehele. Seal saate lähemalt tutvuda selle projektiga, tutvuda ka selle lõppraportiga, mis on kättesaadav nii araabiakeelsena kui ka ingliskeelsena. Ja selle all on ka üks link meie hoidlale või repositooriumile, ka kõik selle uurimistöö kogum ja koodid, kõik on seal, aga see avalik andmekogu on ikkagi piiratud ligipääsuga. Seal on võib-olla mingid URL-id ära toodud, võib-olla need URL-id, mobiilinumbrid on kõik kas täielikult kõrvaldatud või mitte kättesaadavad. Aga kui tegemist on õiguskaitseasutuse esindajaga, siis võin ka seda piiramata kujul teiega jagada. Minu e-post on ka siin ekraanil olemas, et võtke palun ühendust, kui soovite veel midagi täpsustada. Ma tahan korraldajaid tänada siiralt, et lubasite mul siin konverentsil osaleda. Vabandan, et ei saanud isiklikult kohale tulla. Ma tänan ka kõiki teisi esinejaid, oli suur hea meel kõike kuulata. Suur tänu tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi või kommentaare, siis kuulan hea meelega. Thank you very much. Suur tänu. I look. Is anybody here? Yes. Jaanika. Jaanika, palun. Thank you for this very interesting project. Suur tänu selle huvitava projekti eest. Kuidas te defineerite sellise pool ebaseadusliku kultuuripärandi objekti? Kuidas seda defineerida? Väga hea küsimus. Selline pool justkui osaliselt ebaseaduslik käib sellise kultuurivara kohta, mida on võimalik legaalselt osta ja müüa mingisuguses õiguslikus raamistikus, aga mitte mingis teises. Näiteks meie soovitustes Athari müügiplatvormi juhtidele pakume välja, et nad kohaldavad neid piiranguid müüjatele, aga on ebaselge, kas nad peavad lähtuma Saudi seadusandlusest, sest Athar Sales on Saudi Araabias registreeritud, kas nad peavad lähtuma omaenda igast jurisdiktsioonist, näiteks Iraagi müüjad siis lähtuma Iraagi õigustikust, Süüria omad Süüria seadusandlusest ja nii edasi. Kultuuriobjektid
on selles mõttes selline hall ala, sest paljudel juhtudel ei ole ju see objekt ise see, mis on ebaseaduslik, vaid lihtsalt puuduvad dokumendid või dokumendid on võltsitud. Ja ma ütlen sellised pool ebaseaduslikud selgitamaks, et minul näib, et me ei saa selget joont tõmmata seadusliku ja ebaseadusliku vahele igas kontekstis. Hey, hello, thank you. Very interesting person. Suur tänu, teil oli väga huvitav ettekanne. Mul on küsimus. Thank you, very interesting presentation. Aitäh, väga huvitav ettekanne. Mul on järgmine küsimus. Milline võiks olla teie soovituste eluiga või kestus? Mis nendest edasi saab? Milline oleks ideaalne lõpptulemus teie soovitustele? Suur tänu selle küsimuse eest. Ja see oligi mul tegelikult juba mõttes ka, sest et tõsi, väga sageli selliste projekti tulemusel jõutakse soovitusteni, mis on sellised väga idealistlikud ja pole tegelikult praktikas rakendatavad. See nii-öelda juhtsoovitus siin on ikkagi, et edastatakse infot ka õiguskaitseasutustele, et nad ei peaks hakkama investeerima kallitesse, keerukatesse tehnoloogiatesse ja täiendavaid koolitusi korraldama. Üritame nende elu lihtsamaks teha. Niisiis me oleme üritanud defineerida sellised soovitused, mis on teostatavad, ellu rakendatavad, aga mis meie meelest on ka meie kõigi parimates huvides. Authori müügiplatvorm mainib ära, et neil on keelatud esemete või materjalide poliitika olemas ja näib, et nad justkui ikkagi tahavad kuidagi piirata kõiki neid objekte, mida nad, mingis osas neid objekte piirata, mida platvormil müügiks pakutakse, aga nagu me enne nägime, platvormide juhud ei taha ju ikkagi kuidagi olla seotud mis tahes kuritegeliku tegevusega ja me ikkagi kõik liigume ühise eesmärgi suunas. Saudidest poliitikategijad tegelikult juba astuvad esimesi samme selles osas, loodame, et ka meie kogutud andmed toetavad neid. Iraagi õiguskaitse asutuste osas võin öelda, et need soovitused on ka nende jaoks mõistlikud, neid on võimalik väga väheste kuludega ellu viia. Nii et jah, see oli kindlasti üheks prioriteediks, et tagada, et need soovitused on praktilist laadi ja et neid on võimalik ellu rakendada. Suur tänu ettekande eest. Mul oli tegelikult Agnese küsimusega sarnane küsimus. See puudutab seda päritol või seda algust või millest see projekt lähtus. Kes seda rahastas, kes tellis selle uurimuse? Ja kas te olete saanud ka mingit infot Saudi ametivõimudelt, sest üks soovitus oli tegelikult ju neile suunatud. Kas te arvate, et neil on tegelikult, kui öelda nii, isu neid soovitusi ellu rakendada? Projekti rahastas Turahtek ise oma rahastusest. Me oleme loomulikult taotlenud täiendavaid grante, täiendavaid rahastamisvõimalusi ja loodetavasti saame juba lähikuude jooksul selle kohta ka vastuse. Aga jah, see oli siis meie oma sisemine rahastus, mis seda võimaldas. Me oleme ühenduses ka Saudi Araabia kultuuriministeeriumiga, jagasime ka nendega seda raportit, osalesime ka ühel konverentsil, mille nad Riyadis sügisel korraldasid. Näib, et nad on väga avatult meelestatud kogu selle info suhtes, nad on tänulikud kõigi nende andmete eest ja ma arvan, et on päris suur tõenäosus, et see lõpuks toob kaasa mingi käega katsutava tulemuse. Ma vähemalt loodan nii. Suur tänu selle kõige eest, neid andmeid oli küll väga huvitav näha. Kui kaua aega võttis, et jõuda projekti algusest andmete kogumise algusmomendini? Nüüd, kus kõige suurem töö on tehtud, siis kui kaua läheb aega, et seda kõike kohandada teistele turgudele? Suur tänu küsimuse eest. Meil läks kõigest paar nädalat alates projekti algusest kuni selleni, et meil oli selline toimiv andmekogumise vahend olemas. Ilmselt oleks saanud seda ka kiiremini teha, aga me tõesti tahtsime kõiki neid lähtealuseid üle kontrollida, olla kindlad, et need tehnilised meetmed on paigas, et me kuidagi Authori müügiplatvormi hakka üle
koormama ning eesmärk oli ka tagada, et me kogume ainult neid andmeid, mida tarvis, mitte midagi üleliigset. Meil on kavas neid meetmeid kasutada võimalikult väikeste kohandustega, et kasutada neid ka teistel Araabia turgudel, teeme seda järgmise aasta jooksul. Meie eesmärk oli keskenduda erinevatele platvormidele igas kvartalis, aga Adari müügi andmestik oli lõpuks niivõrd rikkalik, seal on veel nii palju infot, mis on meie poolt veel läbi töötamata, kas või see arheoloogiliste paikade kaart, mille viitasin, et me alles analüüsime neid andmeid. Millalgi juunis või juulis siis pöörame oma tähelepanu teistele turgudele. Thank you so much, Madison. Suur tänu, Madison. Ja ma loodan, et meil õnnestub ikkagi kunagi ka siin Eestis kohtuda. Aitäh! Ja nüüd jätkame siis tänase päeva viimase ettekandega. Ma palun siia Peeter Marveti. Peeter Marvet, kes võib-olla on teile tuttav läbi selle, et kui on mingi probleem, näiteks mingi pilvega või niimoodi, et siis kutsutakse ta rääkima. Ta on ise nimetanud ennast tehnokratiks, aga nüüd seotud ka, kui ma eksin, keskkriminaalpolitseiga. Ja ta jagab siis meile, kuidas seletada pärandit stohastilisele jutulinnule. Palun. Ja, aitäh ja väga tore, et keegi tõlkis selle väga kenasti ingliskeelseks pealkirjaks ka stochastic parrot ehk et jutulind ei ole tõlgitud otse, vaid vastava ingliskeelse terminiga. Aga jah, minu selles mõttes nii, läheb edasi ka või? Suur nuppega peaks näha. Ei. Minuga on alati tähendab see, et tähendab asjad, kas tähendab minu juuresolekul, kas hakkavad tööle või lõpetavad töö, seda puhku oli siis vastupidi. Aitäh sulle. Läks nii. Ehk siis tegelikult meil lühidalt minu selline ajalugu, mis on äärmiselt divers, ehk ma olen teinud kõikvõimalikke asju, mis annab mulle ka võimaluse erinevatest asjadest arvata. Nagu oli öeldud, siis ma tegelikult hetkel olen, see on küll mul kõne nii-öelda selles mõttes kodanik Marveti rollist, aga tegelik roll on mul keskkriminaalpolitsei küberkuritegevuse büroo. Ja ma olen teabegrupis analüütik, ehk ma jälgin mõnevõrra sarnaseid asju nagu eelmine ettekandja siis kultuurivallast, aga mina tegelen finantsiliselt motiveeritud küberkuritegevusega. Ja mulle tuli väga kenasti sellised 3 teemat, millest võiks rääkida, mis on alati hea, kui antakse selline huvi ette publiku poolt. Ehk siis avatuse risk, arenduse risk ja siis tehisintellektiga seotud risk ja võimalused ka ei tahaks kõigele kohe nagu vett peale tõmmata. Aga avatusega. Ja ma avatusega alustaks tegelikult, kuna siin räägitakse ka põhimõtteliselt millegi tuuri panemisest, siis ma võtan natukese ette selle poole, millega ma igapäevaselt tegelen. Ehk siis kuritööstuslik kompleks või siis kuriplatvormid. Ehk siis väga sageli mõeldakse digiasjade puhul selle peale, tähendab, et mida minult küll võtta on, tähendab, et meil ei olegi tegelikult seal veebis mitte midagi eriti sellist. Aga üldiselt ma arvan, et me ei peaks väga muretsema sellepärast, et kurjategijad ei suuda välja mõelda, kuidas meid ära kasutada, et las see jääda nende mureks. Kuritegevus on nii-öelda mahuäri, ehk et see, et sult on vähe võtta, on see, et kui ikkagi on 1 miljon inimest, kellelt on vähe võtta, siis tuleb ikkagi tegelikult nagu 1 miljon raha kokku, eks ju, igalt ühelt saab 1 euro, eks ju. Et see on see, kuidas on nende vaade. Ja mõtlesin, kuidas sellest nagu rääkida, ehk et mida peaks nende asjade tagant otsima. Ja ma mõtlesin, et ma võtan mõned näited, mida meist paljud on tegelikult näinud ja näitan sellist nii-öelda silmi avavat pilti, mis tegelikult nende sõnumite tagant võib välja paista. Ehk siis klassikaline see, kuidas tuleb teile kiri selle kohta, et SMS selle kohta, et teil on kusagil pakk ja mis siis see hakkab juhtuma. Siin on 2 pildil on tegelikult üks erinevus ka. Peale selle, et Smartpost ja Omniva. Kas keegi märkab erinevust?
päritoluriik on erinev, üks erinevus on veel. Vasakpool on SMS, parempool on iMessage. Ehk siis erinevate seltskondade töövahendid ja ma olen tähele pannud, et sellele pööratakse liiga vähe tähelepanu. SMS-i sõnumitega me saame tegeleda suhteliselt nii-öelda Telia ja Tele2 nende tasemel. Selle parempoolse asjaga on oluliselt keerulisem neid kinni keerata. Aga olete mõelnud selle peale, et mis tähendab juhtub, kui te tuleksite siia ja sisestaksite siit ja võib-olla teeksite selle 3 eurose makse ka, mis on vaja mingisuguse paki lahti saamiseks. Et mis siis sellest saab? Ei ole, keegi ei paku välja. Mul on sellist kommentaar ka muideks juures, tähendab selles mõttes, kui keegi tegeleb kommunikatsiooniga, siis on hästi oluline mõelda kogu aeg selle peale, et teie kommunikatsioon ei oleks sarnane selle kommunikatsiooniga, millega tegelevad kurjategijad. Ehk siis endiselt on võimalik saada ka pangast ja postifirmast kirju, mida on väga raske aru saada, kas tähendab see on nüüd õngitsus või mitte. Et seda nagu kommunikatsiooni poole peal. Aga mis siis juhtub? Minu näide hetkel põhineb sellel parempoolsel ehk iMessage'i case'il. Ja selle tagant leiab näiteks sellise toreda asja nagu Hiina poole pealt Panda Story ehk pandapoe. All on tekst ka olemas, ma saan aru, et enamus inimesi ilmselt inglise keelt valdab, kuna sünkroontõlget paljudel peas ei ole. Ehk siis toetab kõiki valdkondi ja saab ehitada oma enda süsteemi 24 tundi kliendi toendus Escort your fishing journey. Okei, phishing ehk siis õngitsus selles mõttes, mitte kala mõttes. Kui sealt edasi vaadata kanaleid, siis vasakult poolt on näha Panda kanali Genius Panda Sync Shopi Telegramis. Ehk see ongi tegelikult see, kus sa võid tulla, valida sealt ühe nupukese ja liikuda sellega edasi ja siis hakata sooritama oma õngitsustegevust. Nii lihtne see ongi. Sul ei ole vaja tegelikult mingisugust keerulist küberturvalisuse alast või küberkuritegevuse alast koolitust, piisab sellest. Ja paremal on olemas kõikide asjade kohta õppevideod. Selleks, et kuidas pihta hakata. Millist maad sihtida ja millist teenust. Need võimalusi on palju selles mõttes, et nagu te võite minna suvalisse poodi ja hakata valima, et milliseid küpsiseid te tahate osta, siis täpselt samuti on olemas siin erinevate riikide nii-öelda sellised kiirteemaksude, trahvi näidetele põhinevad õngitsused ja mida iganes, et te saate töötada korraga ühe selles mõttes sihtriigi, ühe sihtgrupiga. Ja kui sobilikku asja ei ole olemas, siis leiab uue põlvkonna Hiina teenused, kus on võimalik võtta ette suvaline veebisait ja selle veebisaidi põhil kasutades tehisintellekti luua õngitsusleht, mis kopeerib otse siis selles mõttes sealt rünnatavast, kloonitavast saidist kõik ära. Siin on näha, siin on üks õppevideost võetud see video, sellepärast on seal hiirejoon selline peal ka. Ehk siis kuidas siis räägitakse, et kuidas sa saad tulla, teha siia, seda, testid järgi, vaatad, kas töötab ja hakkadki selles mõttes tegutsema. Mis on aga minu jaoks selles mõttes kõige selle juures selline peamine küsimus on see, et ikkagi, et kuidas nad seda rahaks teevad, mis ma teie käest ka küsisin, eks ju. Et võiks arvata, et te sisestate sinna mingid oma krediitkaardi parameetrid ja siis teilt lähebki maha mitte 3 eurot, vaid läheb maha, ma ei tea, 30 eurot või 300 eurot või midagi muud sellist, eks ju. Et ei, plaan on hoopiski põnevam. Nimelt kusagil Hiinamaal on olemas selline telefonide pank, seinatäis telefone, telefonifarm on võib-olla parem sõna. Nad kõik on sees, kui siit videot vaadata, ma hetkel ei pannud videot, videos oleks näha, kuidas need telefonide peal pidevalt need sõnumid scrollivad ja kusagil on näha, et mingisugune algoritm teeb nendega ka tööd ja kogub sinna sõnumeid. Ja need on need telefonid, kus nad iMessage'id tulevad. Ja vahepeal, kui kuulata seda, mida siis, või lugeda seda, mida siis kirjutavad poeomanikud, ütlevad, et mul tuli just 500 uut telefoni, et lähevad kohe farmi üles, tähendab, et värske kaupa on teile oodata. Mis on värske kaup? Ma ikka endiselt ei vasta küsimusele, et kuidas seda kõike hästi või halvasti ära kasutada. Lahendus on see. Ehk siis ei võetagi teie telefoni pealt raha, vaid teie telefoni lisatakse, teie telefoni wallet, teie kaart lisatakse Hiinas oleva telefoni walletisse. Selle lastakse nii-öelda marineerida või laagerduda võib-olla 30-40 päeva. Ehk et teil ununeks ära see, et tegelikult te olete teinud mingise kahtlase tehingu telefoniga. Vaatate seda konto väljavõtet, te olete ju ära unustanud. Siin on näha neid telefone, nende pangakaartidega vasakul on näha lihtsalt hulgi ja paremal on siis, kui ma hästi on kirjas ka, et 30 telefoni pakk, 30 telefoni, kus iga ühes on sees just mingisugune 6 walletit ilusti kummidega koos ja saadetakse DHL-iga tellimuse peale kohale.
ja sul on võimalik minnes poodi, võtta kaasa lihtsalt siis tähendab hiinlaste käest saadud mis iganes maa krediitkaartidega telefon ja siis, kui sa läheb poodi maksma, siis sa lihtsalt tapsutad seda telefoni või kui see üks kaart ei tööta, võtad järgmise kaardi. Noh, ja kui selles mõttes tuleb välja, et see ka ei tööta, siis ütled, oi, oota, see on nüüd vale telefon, ma võtan siis selle teise telefoni ja tapsutame sellega ja niimoodi käibki maksmine. Selles mõttes, et see on tegelikult asi, mis minu jaoks oli selles mõttes see, kuidas te lihtsalt krediitkaardi andmeid kusagil sisestate ja nendega tehakse midagi, see on üks asi. Aga see, et kogu see business on jõudnud, tähendab niivõrd kaugele, et shipitakse füüsiliselt telefone, oli minu jaoks üllatus. Aga see ei ole ka veel kõik. Selle kohta mul ei ole küll väga head nüüd sellist demonstratsiooni, aga on olemas ka juba, nagu öeldakse, there is one more thing, on ka veel üks lahendus. Ehk siis te ei peagi tegelikult Hiinast tellima endale telefoni, te võite oma telefoni panna väikese rakenduse. Ma paluksin midagi, et ärge tehke seda, see oleks illegaalne, aga mida see teeb, on siis see, et te saate minna oma telefoniga. Teil on siis selline subscription tellimus siin telefonis olemas, selle rakenduse, mis te olete laadinud, lähete poodi, tapsutate ja maksmine toimub Hiinas telefonis oleva krediitkaardiga. Teie maksate selles mõttes poes makstud summast 50%. Ehk see on tegelikult see tase, kuidas toimub hetkel siis selles küberkuritegelikus maailmas mõtlemine, innovatsioon ja pidevalt uute lahenduste leidmine selleks, et saaks raha liikuma panna ja leida rakendusi siis sellele tähendab, et kuidas on võimalik inimeste käest raha ära saada. Ma lähen iga päev tööle, ma vaatan, mis tuleb nii-öelda kusagilt põllud sisse ja ma imestan selles mõttes, et niimoodi saab ka seda teha või? Täiesti uskumatu, aga tundub nii küll. Nüüd, kui me kujutame ette, tähendab, et meil on võimalik mis tahes andmetega teha mingisuguseid asju, mida olemasolu me ei osanud ennem seda nägemist isegi uskuda, siis ma viskasin siia paar suvalist näidet. Üks pildikene. Sellisest saidist nagu GeoGuessr, mis on teadupoolest on hobi piltide lokaliseerimiseks. Ehk et vaadata pilti ja võimalikult kiiresti öelda, kust kohast, mis maad see pilt on. Mis tuli mulle meelde seoses sellega, et vahetevahel avalduvad meedias ka pildid mingisuguste kultuuriväärtuste leidmistes kohtades, mille kohta pole tahetud informatsiooni avaldada. Kas selle pildi alusel selle objekti kaardile panek võib olla kellegi jaoks hobi? Ja kindlasti, see on päris suur hobi, tähendab see GeoGuessr on täiesti tasuline teenus, kus saab mängida samuti nagu on mingisugused muud mängukeskkonnad sellega ja ma olen täiesti veendunud, et inimesed, kes siin mängivad, on ka päris head sellega seoses. Aga meil on ka teist sorti informatsiooni, näiteks avalik teave. On olemas selline asi nagu ADR, avalik dokumendiregister, mis on enamasti suhteliselt kehvasti otsitavad ja nad on äärmiselt puisest tarkvarast. Not anymore. Võttis ette üks noormees, kelle nimeks on Karl Ers ja tegi aadressile dokumendiregistrit karlers.com veebirakenduse, mis võtab kokku kõik riiklikud dokumendiregistrid, võimaldab nende üleselt mugavalt otsida. Siin on võetud siis otsitud näiteks Kultuuriministeeriumi alt Rahvamuuseumiga seotud dokumente ja nagu ta kirjeldab siin kasutusmugavuse all, on võimalik neid kõike kohe mugavalt veebis ka vaadelda, ei ole vaja alla laadida asikut, et vaadata, mis on allkirjastatud dokumendi sees ja nii edasi. Mida sellest nüüd kõrva taha panna. Ehk sa ei kujuta uneski ette seda, mida keegi võib suuta sinu infovaraga, mis kusagil veebis on kättesaadav teha. Turvameetmetest möödumine, mis tahes. Näiteks seesama antud puhul oli näiteks siis vallet, mis tundub kohutavalt turvaline, tähendab telefonis, krüpto, kõik värgid. Ei, see on olemas teenus ja sellega keegi tegeleb. Kui on vaja teha mingisuguseid võltskontosid, kasutades võltsitud dokumente, siis selleks on tüübid. Kui küsimus on see, kus nad saavad neid telefoninumbreid, millega oli iMessage, siis selleks on olemas erinevad SIM-farmid. SIM-farmide taga tegelikult on poisid, kes müüvad eraldi kontosid ja nii edasi. Et see on hästi pikk tegelikult ahel. Ja platvormistunud kuritegevuse alustamine ei nõua mingisugust teadmist ja tegelikult ka suurt investeeringut. Ehk et siis tüüpilised õngitsusplatvormid pakuvad oma teenust hinna eest võib-olla mingisugune $100 kuus ja sa võid hakata sinu poolt valitud regioonid ulatuses tegutsema. Järgmine pool, mis tuleb siit kõikvõimalike infosüsteemidega, mis on arenduse küsimus. Me oleme harjunud lihtsate rakendustega, kus on
see, et me läheme brauseriga mingile lehele ja siis see server ehk backend saadab frontendi ehk meie brauserisse mingisuguse lehe. Siis me klikime linki ja siis server saadab meile järgmise. Tänapäeval on juba päris paljud veebid, eriti need, mis käivad kiiremini ja näevad popimad välja, sellised, kus server tegelikult ongi lihtsalt selline, mis saadab vajalikke andmeid, ehk see lehekülg ise. Sa brauserisse laed selle lehekülge, seal käivitub üks JavaScript ja see hakkab siis suhtlema selle taustaga ja küsib sealt API kaudu, mida vaja. Mis on nende teenuste puhul kihvt on see, et minu arust kihvt selles mõttes, mulle meeldib häkkida, heas mõttes häkkida, on see, et ma olen suuteline järelikult skriptima oma arvutist ja küsima API ehk rakendusliidese kaudu seda informatsiooni, mis mul on vaja. Mu kaasa, kes tegeleb ühtede rahvusvaheliste Norra, Islandi, Liechtensteini finantsmeetmetega, tundis üks päev huvi, et huvitav, et siin on olemas meil on olemas mingisugune veebisait, mida pikka aega arendati, ega temal oleks vaja Excelist saada ülevaadet projektidest, et teha mingisuguseid selliseid tüüpilisi projektigraafinguid. Aga seda see süsteem ei võimalda. Ja mul ei kulunud selles mõttes rohkem kui mingisugune 5 minutit võtta lahti ja vaadata, et näed, okei, niimoodi siit me saame kogu selle informatsiooni hopsti Excelisse ka ja palun, kaasa oli õnnelik, tegi kooki. Aga kõigest sellest tuleb edasi, on see, et see, mida räägitakse just nii-öelda siis selle tehisintellekti puhul on agentide tegevus. Ehk me võime võtta portsu neid jutulinde ja öelda, et kuulge, otsige nüüd välja, kuidas me saaksime sellest veebist selle tabeli Excelisse. Nad käivitavad kusagil arvutis programme, mis samuti nagu eelmine esineja rääkis Pythonist, Pythoni skriptist, millega ta skreipis seda, või millega nad skreipisid neid marketplace'e. Seda kõike sama on võimalik teha ka enda puhul. Ja üha rohkem, kui me loome mingisuguseid süsteeme, siis me peame arvestama sellega, tähendab, et selle kasutus peaks liikuma üksikpäringult masstöötlusele. Kui me seda ise ei võimalda, siis tõenäoliselt tuleb keegi, kes seda proovib teha. Need samad agendid või midagi muud sellist. Mõni päev tagasi teatas WordPress. A couple of days ago, WordPress informed that on their pages you can find a reference to the fact that you can ask AI for a more easily readable. Ei ole mõtet niisama seda lehekülge skreipida ja üritada HTML-ist leida artiklite sisu, parem pane sinna taha üks parameeter juurde ja sa saadki kohe jutulinnu jaoks sobilikul kujul selle sama sisu kätte, et sul on lihtsam seda töödelda ja mitte põletada. Väga tore. Selle kõige pealt, mida arendatakse. Siin on üks näide, siin on küll minu valdkonnast ehk nii-öelda threat inteli poole pealt. Keegi on vibe code'inud kokku mingisuguse asja, mis kuvab kõiki sündmusi maailmas. Ega see midagi kasulikku ei leia, aga väga popp ja noortepärane näeb välja, eks. Ülemused kindlasti ütlevad, et sellist dashboardi me ostaksime kindlasti kätt. Või siis sarnane teine Intelligence Platform for AI Analysts. Ka võtab värsked uudised kokku, korjab kokku ja teeb iga. Ja neid asju tegelikult tuleb nagu seeni pärast vihma. Ja loomulikult on olemas ka eraldi nii-öelda tööriistad selle kõige loomiseks. Selle kõige kaasnevad kohud. Ja ma olen näinud, et väga paljud minu kolleegid ja mujal inimesed kasutavadki tehisintellekti selleks, et luua lihtsaid lahendusi, visualiseerida informatsiooni, mis eelnevalt oli võib-olla lihtsalt Excelis või tekstifailis. Ja see on väga kasulik. Aga sellega käib kaasas ka omajagu probleeme, ehk me tegelikult ei tea, või eriti need inimesed, kes ei ole selles sügavuti sees, ei kujuta ette, mis seal taga tegelikult toimub. Ja jutulind on suhteliselt süüdivõtu. Never fucking guess oli korraldus. But that's exactly what I did. Ehk siis see on nüüd eilsetest uudistest. Kustutas ära ühe mingi autorenditeenuse jaoks tarkvara pakkuva ettevõtte kogu sellise andmebaasi. Tuli välja, et juhtus niimoodi selles mõttes. Ja need lood on alati, ta kirjeldab täpselt, tähendab, et tegingi sellise vea. Ehk olgu ettevaatlikud. Kõrva taha panna see, et süsteemide kasutus ei pruugi jääda selleks, milleks nad disainiti. Kasutajad optimeerivad oma elu ja leiavad võimalusi leida teie süsteemidest informatsiooni, mida te ise ei teadnud, et see oleks olemas. Ja mitte keegi pole sellise kasutuse kohta teinud riskianalüüsi koormuse, andmekaitse või turvalisuse vaatest. Aga nüüd viimane punkt ehk jutulinna enda juurde ja AI riski juurde. Kuidas te üldse mõistate, mis asi see stohastiline jutulind on või kuidas see töötab? Sellega kaasneb üks oluline asi, mõtteviirus. Selle seletamiseks räägiks ma teile loo Anton Markov Tammsaarest. Ja ei, ma tean küll tegelikult ametlikult see nimi on veidike teine, aga mina räägin Anton Markov Tammsaarest. Markov ahel on üks selline kihvt
ta kindlasti ei ole AI, aga ta on üks lihtsamaid asju, mille peale ma suudaksin teile seletada, kuidas umbes kogu see tehisintellekt töötab ja suudab näiteks tekste luua. Ehk siis meil on olemas mingisugune algne tekstikorpus, ehk näiteks mingisugune raamatu tekst. Me võtame sealt ühe juhusliku sõna ja me oleme välja rehkendanud, mis tõenäoliselt järgneb sellele sõnale. Good morningut me ütleme ilmselt oluliselt sagedamini kui good day, sest iga päev kontorisse tulles me ütleme inimestele tere hommikut, tere päevast, me kolleegidele ütleme vähem. 66% on järelikult good morning ja 30% on good day, eks. Ja need muud asjandused, need numbrid ei ole ilmselt realistlikud. Võtame ette Anton Hansen Tammsaare Tõe ja õiguse esimese osa täisteksti. Siin on kogu näha, kui pikk see tegelikult kokku seal ongi, et mis see siis on, 1 miljon tähemärki või? Ja ma tegin kunagi ühe parooligeneraatori, lihtsalt sellepärast, et võtta huvitavast tekstist sõnu. Ja ma hakkasin vaatama, et nendel 4-sõnalistel fraasidel tundub olema teatav seos tõe ja õigusega. Aga mis oleks, kui me võtaksime siit 25-sõnalisi lauseid? Kas see kõlab juba nagu tõe ja õiguse moodi või? Või Tammsaare moodi? See. Siin on peaaru sees, see on väga lihtne, eks ju. Siin võiks juba ka arvata, tähendab selles mõttes, et käib midagi sinna poolegi. Ehk siis tähelepanek. 25 Markovi ahelaga valitud juhuslikku sõna annavad edasi algteksti essentsi vähemalt 50% tõenäosusega. Ehk, miks ma seda näitan? Sellepärast, et kui me vaatame neid asju, siis me oleme äärmiselt kergesti valmis neid asju tegelikult uskuma ja tõeks pidama, mida me näeme, mida meile luuakse. Ma ei räägi mitte pildi manipulatsioonist, vaid sellest, kui keegi saadab meile mingi raporti või mingisuguse tehnilise informatsiooni. Ma arvan, et see võib olla tõsi. Ja mina loen seda mõtteviiruseks. Ehk on väga suur tõenäosus, et keegi näeb mingisugust automaatselt koostatud asja ja arvab, et see on üks väga hea raport. Võib-olla võiks minuga analüütiku lahti lasta. Sisusse süvenedes tuleb välja tegelikult seda kõike kontrollida on äärmiselt raske. Ehk tegemist on tavalise tööplönniga. Aga me oleme harjunud hindama nähtavaid, otsustama, kas tegemist on väärt meistriga või mitte, selle alusel, kas vorm ja vormistus on kenad. Ja see on tegelikult asi, mis on muutunud vahepealse ajaga oluliselt odavamaks. Ma toon positiivse näite ka. See tuleb Heliga. So I'm in France, it's 1518, and I will be honest, from a distance, I did think this was like medieval Coachella or something. Yeah, this is not Coachella. This is the dancing plague of 1518, and it started with just one woman. Nobody could explain it then, nobody fully can now. So the city actually hired musicians to keep them going. They actually thought dancing would stop the plague. This is the worst party I have ever been at. Oh, he is completely gone. He doesn't even know I'm here. Okay, so I actually rewind a whole month to speak to the woman who started all of this. So can I ask, why did you start dancing? I do not know. My body, it just moved. I could not stop it. I could not. So basically, she invented the viral dance trend, except nobody asked for it and people literally died. This is where the physician works, apparently. Excuse me, what do you think is actually causing this? Hot blood. The summer heat has stirred a toxic humor. The dancing expels it. So your treatment is more dancing? And music accelerates the cure. He is so confident, it's actually terrifying. They're taking them to a shrine now. It's kind of the... Okei, tegemist on siis Glow versus Historyga ühe viimase aja sellise interneti fenomeniga. Positiivne on see, et selle taga ei ole sedapuhku kurjategijad, vaid pigem üks selline kunstikalduvusega inimene, kes on üritanud vaadata, kuidas neid erinevad ajaloolisi kontseptsioone visualiseerida ja ta on saanud väga osavaks vastavate selles mõttes promptimise poole pealt. Aga tähelepanek. Me vaatasime kena tütarlast rääkimas, see kõik haaras meid kaasa. See oli täpselt selline enam-vähem vist 1 minuti pikkune video ja jutulinnud saavad sellise asja produtseerimisega väga hästi hakkama. Aga kuidas tunda ja õpetada sisumõistmist on tegelikult kõige selle juures suurimaks küsimuseks. Ehk ma ei tahaks siin juures öelda, tähendab, et lugupeetavad mäluosutused peaksid tegema 60 sekundisi püstiformaadis TikToki videoid, vaid
mõtlema selle peale, et tegelikult see on täpselt see, kuidas informatsiooni keskmistatakse, nagu me rääkisime Markovi ahela puhul nii-öelda selles mõttes protsentidest ja keskmiste arvutamisest. Me nägime praegust keskmist informatsiooni selle kohta, mida võiks rääkida selle nii-öelda selle, mis ta oli siis tantsu epideemia kohta või kuidas selle siis nagu see tollase aja nähtuse nimetus võiks olla. Aga selle koha peal ma lõpetan, sest meil tuleb veel ka paneeli osa, kus meil on võimalik ilmselt sellest kõigest lähemalt rääkida. Aitäh sulle, Peeter. Kas on kellelgi küsimusi? Et võib-olla ma siis kutsuksin sind hoopis spekuleerima. Et kui me mõtleme nendele andmetele, mis on siis pärandiasutustes, kunas pärandiasutused on avatud ja kõik need andmed on avatud. Et kui sina vaatad seda hoopis teise pilguga, et missuguseid ohte me võiksime näha sellest või kas selles võiks olla mingeid ohte, kui kõik pärandandmed on digitaalsel kujul mingil vormil kätte saada? No ma ise tähendab selles mõttes selleks, et oleks lootust, et ühel hetkel need jutulinnud teevad meie kohta õige kontekstiga videoid selles mõttes ja teavad, kas eestlastel olid sarved peas või mitte. Et selles mõttes on hea, kui see informatsioon on olemas ja kättesaadav. Aga me peame sinna kõrvale mõtlema selle peale, tähendab, et kas sellel informatsioonil võib olla ka teistsugust kasutust kui see, mida me selles mõttes mõtleme. Ja ma ei taha öelda, tähendab, et informatsioon ei tuleks jätta avalikuks. Aga me peame selles mõttes kaaluma selle informatsiooni, tähendab selle läbi, mis sellel informatsioonil juures on, mis metainformatsioon näiteks juures on. Kas meil on olemas liiga täpselt teada, kus see asub? Kas meil on olemas, kas see võib aidata kaasa nii-öelda selles mõttes mingil puhul sellistele nii-öelda Louvre'i röövri puhul, see oli puhtalt füüsiline küsimus. Aga see sama informatsioon, mis oli, Kim rääkis väga kenasti informatsiooni katalogiseerimisest ja kõigest muust sellest, see on väga hea. Informatsiooni katalogiseerimine on hea ka teisele poolele selleks, et skreipida ja uurida ja täpselt plaanida oma järgmisi tegevusi. Sest kui ma vaatan küberkuritegevust, siis see, millega hakkavad pihta ka tegelikult suured asjad, näiteks oli üks Asperi lunavararünnak. Asperi lunavararünnak hakkas pihta tegelikult 3 kuud varem. Sellega, et skaneeriti üle suur hulk veebisaite, kus leiti mingisugused probleemid. Ja tegemist ei olnud tõenäoliselt ühe Eesti ettevõtte vastu suunatud rünnakuga. Ta lihtsalt jäi sellesse suurde, selles mõttes nii-öelda sellesse skaneeringu sisse ja neil oli see üks probleem, mida nad otsisid. Ja selle alusel võeti ette. Ja samuti on kõik teie süsteemid on põhimõtteliselt haavatavad, mitte isegi sellepärast, et teid rünnatakse. Vaid lihtsalt teil olete üks maailmas nendest 1000, kellel on seda konkreetset sorti auk. Ja väga paljud augud muideks on mitmete mäluasutuste puhul on tegemist ka mingisuguste kliimakontrollitud süsteemide ja muude asjadega, muude selliste nii-öelda hoone automaatika ja millega iganes. Mõtleme nende konkreetsete artefaktide kõrval ka tegelikult teie infra peale. Ja see on see, mida praegust sihitakse. Me teame, mis on ka seotud, tähendab olnud nii-öelda siis ka sealt, ütleme vist ka Iraani häkkerid on sihivad Iisraeli mingisugust tehnoloogiat kasutavaid ettevõtteid ja täiesti võimalik, et tegelikult ka kusagil meie süsteemil on midagi sees sellist, nii et tehke riskianalüüsi ja mitte selle poole pealt, et milleks te süsteemid lõite, vaid selle peale, mida keegi sellega veel teha võiks. Aitäh. Aplaus. Aitäh teile.